Aga kindel on see, et El Greco on minu jaoks olnud just õpingute tagajärjel üks kõige erilisemaid kunstnikke. Ta on justkui seisnud kõrval või isegi kohal teistest. Ja austus tema vastu on minul ületanud uudishimu tema vastu. Mis tähendab seda, et mitte kunagi polnud ma tegelikult väga süvenenud tema saamislukku või tema sellisesse teekonda. Ma olen lihtsalt teda tõesti väga hinnanud, väga kõrgelt austanud ja nüüd, kui tuli see pakkumine, siis tekkis vajadus natukene lähemalt teemaga tutvuda ja ilmnes, et El Grecost on kirjutatud tohutult palju, tohutult põhjalikult, väga hingestatult ja väga raske on loomulikult siia midagi uut lisada. Ja see, millest täna juttu on, see on minu mõtisklus. Ja selles suhtes ei tasu seda ülemäära tõsiselt võtta, kuigi jah, mul ei olnud plaanis ka nagu nalja teha eriti. Nüüd see, kuidas ma mõtlesin temast rääkida, muutus täielikult, kui ma külastasin seda näitust. Mõni aeg tagasi ma käisin siin näitusel, mulle tegid Merike Kurisoo ja Annika Teder suurepärase sissevaate sellesse näitusesse. Ja olles siin ja pärast seda seedides jäi mul nagu pinnale üks sõna, mis kõike seda ühendas. Jah, üks asi on kindlasti see näitus oma sellises minu jaoks absoluutses terviklikkuses, imelises harmoonias. Vaatamata oma väiksusele. Aga teisest küljest ka see, missuguses keskkonnas ta asub. Kirikuruumis, mis oli tookord ka veel puhastatud toolidest, mis oli täiesti lage. Ja see sõna, mis mulle meelde jäi, pühadus, on see, millele tahaks täna rajada oma loo ja natuke rääkida, mida tähendab pühadus kristlikust seisukohast ja kuidas ta on seotud El Greco loominguga ja võib-olla natukene ka vaadata laiemalt. Kristluses on pühadus väga oluline mõiste. Tänapäeval me seda kasutame väga tihti võib-olla ainult mingi moraalikategooriana või siis kas ajalooliselt või muud moodi tinglikult märkides ära midagi, mis on seotud kultusega. Kristluses on püha ainult Jumal. Ja kõik muu saab olla püha ainult läbi osaduse temaga. Ja nüüd see pühaduse teema on selles suhtes tähtis, et kristlaste või kristluse seisukohast pühadus on midagi absoluutselt muud võrreldes selle maailma elementidega. Ta on täiesti midagi teist. Ta on kõigest, mis me näeme või kogeme siin selles maailmas erinev. Ta on absoluutselt teine. Aga ometi ka selles maailmas, mis on teine,
mis on ju teadupärast muutunud või kahjustunud või moondunud, me võime pühadust kogeda. Me võime seda näha mingites ilmingutes, kui võtta näiteks ajalooliselt, siis Vanas Testamendis ju pühadusest räägitakse mitmes kohas. Kui Mooses astus Siinai mäele, siis kostus ju hääl, mis ütles, võta oma jalanõud ära, sest sa asud pühas kohas, see paik on püha. Jeruusalemma templi altaara, altar, kus hoiti seaduse laegast, see koht oli püha. Pühad on ka ju altari ruumid kirikutes, sest seal asub nähtamatult Jeesus Kristus ise. Püha saab olla kirikus liturgia, sellepärast et liturgias ühineb maine taevasega, tekib side Jumalikuga. Pühad saavad olla pühakud, sest nad on saavutanud justkui väljamurde sellest maailma kinnisest ringist. Nad on saanud vabaks. Püha saab olla loodus, mis on puutumata. Pühad saavad olla loomad, sest nad on süütud. Ja tuleb välja, et pühadus on kõikjal meie ümber, kui me vaid suudaksime ja oskaksime sellega suhestuda. Nagu öeldakse, et virtuaalselt ongi kõik püha, sellepärast et ta on Jumala loodud. Kuid pühaduse kõrvale tekib kummalisel kombel selle karikatuur. Tekib see, mis seda pühadust moonutab, see, mis ei vasta enam sellele täiusele, Jumala poolt loodud maailma puhtusele, mis on Jumalast ära pöördunud, saatanlik, mis on profaanne. Profaanne ju tegelikult on miski, mis on justkui kaotanud sideme transcendentsega ehk siis Jumalikuga. Ja kui ikoon näitab meile pühadust, näitab meile inimest, kes on saavutanud teoosise, pühaduse, kes on või jumalikustumise, kes on ületanud need maise kammitsa piirid, siis El Greco kummalisel kombel näitab sama, kuid teeb seda läbi oma teistsuguse keele. Ta näitab just meile seda segaduses moondunud, väändunud maailma, mis ometi on teel selle pühaduse poole, teel selle või nendest piiridest, sellest vangistusest vabanemise suunas, mis eeldab vägitegu. Nii et oma olemuselt El Greco looming näitab meile inimese vaimse võitluse teed, seda vaimset vägitegu, ainult läbi mille on võimalik saavutada see pühadus, mis on inimese poolt ju kaotatud. Me võime öelda, et El Greco looming, ma siin praegu tsiteerin ühte autorit, loodule vastandliku rikutud maailma tasakaal taastatakse vaimse vägiteoga. Nii et El Greco oma loominguga justkui taastab seda rikutud, lõhutud maailma, püüab seda uuesti tervikusse panna. Püha on ka nimi.
see on hästi oluline teema, sellepärast et nimi ja nime pühadus sisaldab endas Jumala poolt antud mõõdet või ülesannet inimesele, mille ta ju mingil hetkel selle ülesande andis Aadamale, kui Aadam pidi omakorda andma nimed loomadele. Ja nimepühadus tähendab seda, et nimes sisaldub inimese elu eesmärk, teekond ja see, mis teeb inimesest selle, kelleks Jumal on ta plaaninud. Nimel võib olla ka negatiivne pool, nimetagem siis seda nimetüranniaks. Sellepärast, et kui inimese elu ja tema tegevus ei vasta nimele, siis tekib vastuolu, tervik saab lõhutud ja sellise katkisena ei ole eksistents enam harmooniline. Nii et nimi on erakordselt suure tähtsusega, sellepärast väga palju nimesid on seotud Jumalaga, nii enne Kristlust kui ka pärast Kristuse tulekut. Me võib-olla ei tea seda, kuid ka meie eestlaste hulgas ka kõige lihtsamad nimed kannavad ju endas seda mingit jumalikku tähendust. Võtame näiteks sellise nime nagu Mati, mis heebrea keelse algupära järgi tähendab Jumala kingitust, või Mihkel, mis on nagu Jumal, või Liisa, mis on Jumala vanne, või Jaan või Jaana, mis on Jumala armulikkus. On ka selliseid nimesid, mis otseselt Jumala sõna ei kasuta, vaid viitavad mingisugustele voorustele või väärtustele, nagu näiteks Eve, mis tähendab elu, või Reet, mis tähendab pärlit, või Andres, mis tähendab mehelikkust. Nii et iga inimese nimes sisaldub mingil määral ka tema missioon. Ja nüüd, kui me vaatame El Greco sünnijärgset nime, siin praegu selles või nendel ekraanidel on pikalt olnud siis üks tema väidetavatest portreedest, need ei ole kuigi palju. Siin on üks portree, mis on ta ise maalinud siis oma elu lõpuaastatel, et lihtsalt oleks ettekujutus, kellest täna juttu on. Võib-olla see on üks näide, lihtsalt, et oleks pilt silme ees, missugune tema looming võib välja näha. Ja nüüd El Greco sünnijärgne nimi Domenikos Theotokopoulos on tähelepanuväärne. Selles nimes sisaldub väga palju olulist. Domenikos, mis on otseses tõlkes Jumala või Jumalast, Jumala loodud, Jumala eostatud. Theotokopoulos koosneb kahest sõnast. Theotokos on Jumala sünnitaja ja Poulos on poeg. Ja Jumala sünnitaja poeg on ju Kristus. Nii et ainuüksi El Greco sünnijärgses nimes sisaldub Jumala nime 3 korda. See paneb muidugi nimele ka tohutu vastutuse. Et see ei ole lihtsalt, asjad on seotud ja asjad on seotud tervikusse. Nii et nimi on miski, mis võib ära määrata inimese saatuse. Ja kui me vaatame El Greco loomingut, El Greco elukäiku, siis võib öelda seda, et ta on oma missiooni või oma nimes peitunud Jumala plaani täitnud.
ta on tõepoolest suutnud ellu tuua selle, mis on nähtamatu, ellu tuua selle seose taevase ja maise vahel. Nii et siin on näide inimesest, kes tõepoolest on olnud vastavuses oma nimega ja saavutanud oma Jumala poolt antud mõõdu. See illustratsioon on tema signatuur. Oma töid ta signeeris valdavalt siis oma sünnijärgse nimega ja El Greco oli lihtsalt hüüdnimi, sest et nii pikka ja keerukat kreekakeelset nime ei Itaalias, kus ta alguses oli, ega Hispaanias, kus ta hiljem oli, ei olnud lihtne välja hääldada ja teda nimetati lihtsalt kreeklaseks. Täna ma tahaks teile rääkida veel ühest kreeklasest. Tema nimi on Theophanes kreeklane, kes elas El Grecoga võrreldes täpselt 2 sajandit varem. Ta oli sündinud Konstantinoopolis, alguses tegutses ikoonimaalijana Konstantinoopoli kirikutes ja hiljem kuskil 1370. aastatel siirdus itta. See on huvitav, kuidas 2 kreeklast mingisugusest ühest punktist justkui plahvatuslikult liiguvad eri suundades. Üks läheb läände, kui täpsemalt muidugi olla, siis tema trajektoor on alguses loodesse ja siis edelasse. Teine läheb itta, täpsemalt öeldes siis põhja natukene kirde suunas. Aga ometi nad toovad sinna mingisuguse erilise vaimsuse, vastates täielikult ka oma nimele. Theophanes tuleneb nimest või sõnast teofaania, mis on siis Jumala ilmumine või jumalikkuse ilmutumine. Ja Theophanes või teda peetakse ju Vene ikoonikunsti selliseks nagu äratajaks või alguspunktiks. Tema õpilane või vähemalt kellega ta koos on töötanud või oli töötanud, Andrei Rubljov on ju ka sellega seotud. Ehk siis sellise pühaduse ilmutamine 2 kreeklase poolt täiesti erinevates maailmajagudes on märkimisväärne. See pilt praegu on Novgorodi issanda muutmise kirikus. Freskosid seal ei ole palju säilinud, aga on oluline märkida ära nende tööde puhul ka seda, kuidas on kasutatud valged, kuidas on kasutatud valgust, millest ma tahaks natukene lähemalt rääkida. Theophanese elu Venemaal oli liikuv. Algust oli Novgorodis, siis Nižni Novgorodis, hiljem tegutses Moskvas. Ta tõi endaga kaasa Bütsantsi traditsiooni, mis oli teatud mõttes ikooni sellise maali tippaeg, Palaiologoste dünastia ajastu, mis kestis siis 13. sajandi algusest kuni Bütsantsi langemiseni 1453. Ja seda peetakse siis Bütsantsi ikoonimaali kõrgperioodiks. Ta oli ka teoloog, täpselt samamoodi nagu El Greco, kes tundis väga hästi kristlikku teoloogiat ja ka ikooniteoloogiat. Ja see on oluline sellepärast, et kui vaadata, missugused on need kunstilised programmid, mida on mõlemad kunstnikud teostanud, üks freskodes, teine oma maalides, sageli ei piirdunud El Greco ainult maalidega, vaid ta lõi ju terveid komplekse, altareid, siis see teoloogiline aspekt või see teadmine ei pruugi olla niivõrd palju teoreetiline, kuivõrd just antud juhul siis väljenduda läbi
kunstiliste vahendite, läbi visuaali, Theophanese puhul läbi fresko, läbi ikooni. Siin me näeme ühte tema ikooni ja juba tollel ajal toimus üks hästi oluline suund. Vaimsuse ja pühaduse näitamise üheks võimaluseks oli moonutuse tee. Pikad figuurid, proportsioonist väljas, väikesed pead, pikad kehad, see kõik rõhutab või oli kutsutud rõhutama vaimsust. Seda me näeme hiljem ka El Greco loomingus päris palju. Siin on, ma ei tea, kuidas neid suurendada, polegi tähtis. Siin on näha ühte Maarja ikooni, Jumala ema teesise ikooni, kus samuti valguse küsimus on erakordselt esil või tähtis. Ja võib-olla kõige olulisem selline märk või teos, millest lähtuda, on issanda muutmine. See omab väga otsest sidet ka El Greco loominguga, sest siin on tegemist ühe olulise kategooriaga, nimelt valguse kategooriaga. Üldse ikoonimaalis üks põhiliseks ülesandeks või kõige keerukamaks pähkliks, mida oli vaja lahendada, oli see, kuidas näidata füüsilisele silmale Kristuse, kes on üks isikuna, kahte loomust, jumalikku ja inimlikku. Ja see tegelikult tundub ju tehniliselt ilmvõimatu ülesandena. Ja muidugi appi tuleb siin teoloogia. Üldse kogu pildimaailma aluseks on ju sõna, sest sõna on alguses, hiljem tuleb lihaks saamine. Kõik see, mis on nähtamatu, on enne nähtavat. Ja seetõttu ka siin juba Theophanes kreeklane, kes valdavalt siis tegutses 14. sajandi teisel poolel, oli päris hästi tuttav ühe olulise vaidlusega, mis toimus 14. sajandi esimesel poolel, sisuliselt siis katoliikluse ja õigeusu vahel. Tegemist oli siis kahe teoloogi, Byzantsi Gregorius Palama ja katoliku munga Kalabriast pärit Parlami vahel. Ja see vaidlus puudutas ühte kõige olulisemat aspekti, kas Jumal on tunnetatav. Ja kui Parlam, lääne kristluse skolastika kasvandik, väitis, et Jumal lõpuni on absoluutselt tunnetamatu ja sellega ta sisuliselt välistas ikooni kui kohaloleku, kui jumaliku kohaloleku, siis Gregorius Palama oli nõus teesiga, et Jumal on lõpuni tunnetamatu, aga et Jumal on tunnetatav mitte tema loomuse läbi, vaid läbi tema energiate. Ja näiteks, missugune võib olla jumalik energia, tõi Gregorius Palama just selle issanda muutmise motiivi või issanda muutmise sündmuse, mis on üks olulisemaid selliseid pöördepunkte ka näiteks ikooni loomes. Kui Kristus viis oma õpilased Taabori mäele, siis näitas ta seal oma jumalikku loomust. Seda tasub alati meeles pidada, et Kristuse ühes isikus on kaks loomust, jumalik ja inimlik. Inimliku loomusega olid tema õpilased tuttavad. Nad teadsid, kes ta on, kuidas ta käitub, missugune ta inimesena välja näeb ja on. Aga ainult Taabori mäel näitas Jeesus oma jumalikkust. Ja kirjeldus on siis selline, et ta sai endale
säravvalged riided ja temast lähtus ebamaine valgus. Seda nimetatakse ka veel Taabori valguseks. Ja nüüd see valguse teema, miks see on tähtis, see ebamaise valguse küsimus? See on valgus, mis ei ole loodud. Igasugune muu valgus, olgu see tähtedelt tulev, sealhulgas päikeselt, või siis inimese poolt loodud lambid või küünlad. Need on kõik loodud maailma valgusallikad. Aga Jumala või jumalik valgus ei ole loodud, kuna Jumal ei ole loodud, ta lihtsalt on. Ja nüüd see ebamaine valgus on see, mida kogesid Jeesuse õpilased. Ja läbi selle kogemuse on võimalik seda ka edastada kirjeldustes. Kogemuse kirjeldus on tohutult tähtis. Ja kuidas siis seda valgust üritavad ikoonimaalijad näidata, seda, mida tegelikult ei ole võimalik näha, mida ei ole füüsiliselt võimalik üldse nagu kirjeldada. Ja see ongi selliseks teatud mõttes nagu suureks küsimuseks, kuidas saab ebamaist jumalikku energiat näidata ikoonil. Ja selleks on küllaltki lihtsad tehnilised võtted, nagu te näete, sellel samal ikoonil on päris palju kujutatud sellist helendust või valgust ja ka riietustel me näeme palju helke. Igal kunstnikul on oma ilmutuslik viis, kuidas seda valgust edastada. Mõnel ikoonil on see valgus punane, mõnel roheline, mõnel roosa, mõnel lausa must. Kuid selle valguse olemust see ei muuda. Nii et ikooni üheks olulisemaks ülesandeks ongi näidata seda jumalikku pühadust läbi valguse. Ja valguse teema on nii Theophanes kreeklase kui ka hiljem El Greco loomingus läbiv. Just valgus vormib maailma nii nähtavat kui nähtamatut ja annab justkui nagu mõtte kõigele. See jumalik valgus, mis läbistab ja ühendab kogu loodud ja loomata maailma. El Greco alustas Kreetalt. Kreeta oli ta kodumaa ja sellel hetkel allus Kreeta Veneetsia vabariigile ja seal oli, kas nüüd just võrdselt, aga mõlemad kogukonnad esindatud, nii õigeusklikud kui katoliiklikud. Ja tegelikult päris täpselt ei ole teada, kas El Greco sündis katoliikliku või õigeuskliku perekonda. 100% see kindel ei ole. Kindel on see, et ta läbis ikoonimaali õpetuse ja päris põhjaliku õpetuse. See oli see, mis võib-olla oli ka päris võimsalt mõjutatud läänekunstist, nii et need teosed, mida me El Greco ikooni maali puhul näeme, on ütleme ikooni ja lääne religioosse kunsti sellised segud. Tema õpetajaks võib pidada Theophanest Kreetalt ja siin on üks tema ikoon või üks tema fresko, mis on maalitud Ateenas Meteora kloostris. Siin on veel üks kujutis siis sellesama Theophanes kreetalase pintsli alt. Ja me näeme läbivalt sellist Bütsantsi traditsiooni valguse edastamise osas. Siin on üks kindlalt siis El Grecole atribueeritud ikoon, Jumalaema uinumine, mis muidugi oma sellise figuuride rohkuse poolest natukene eristub sellisest klassikalisest ikooni või kanoonilisest ikonograafiast.
Aga jälle, kui me vaatame, kuidas on lahendatud vorm, kuidas on või mis on see ühine või ühtne teema kogu selles figuuride rohkuses, siis me näeme just seda valge värvi helke, mis on valguse sümboliks. Valgus kui jumalik pühadus. Või näiteks ikoon, millel on kahjuks hävinud päris oluline osa, Luukas, kes maalib Jumalaema ikooni. Ja ka siin Luuka riietusel me näeme selliseid hästi erksaid pintslitõmbeid, valge pintslitõmbeid. See, millest El Greco ei loobu kogu oma karjääri jooksul kuni hiliste teosteni välja ja arvatavasti allutab sellele kõik oma teosed. Ja siin on üks huvitav ikoon, mis siis on atribueeritud El Grecole, mida avalikkuses ei ole esitletud, mida alles sellel aastal nägid ikoonimuuseumi töökad tegelased Itaalias ühes sellises väga väärikas ikoonikollektsioonis, mis siis väidetavalt kujutab püha Demetriost, Thessalonika Demetriost. See on küllalt väike ikoon, aga kui vaadata seda stiili, vaadata seda perioodi aega, siis jah, kõik klapib ja täitsa võimalik, et see võib olla El Greco pintsli alt samuti tulnud. Nüüd, mis eristab üldse El Grecot? Miks on ta nii eriline? Tema looming küpses väga erinevates nagu asja või kohtades. Pärast Kreetat ta ju mõnda aega tegutses Veneetsias, olles vaimustunud Veneetsia tolleaegse kunsti värvikusest. Tema suurteks eeskujudeks oli Tizian, Tintoretto, üldse kogu Veneetsia maalikool. Seejärel tegutses ta Roomas, kus vaatamata Michelangelo kriitikale, ta oli ju nõus üle maalima kogu Sixtuse kabeli, sest et arvas, et Michelangelo oli kunstnikuna halb. Siiski oli ta lummatud Michelangelo joonistamisoskusest. Ja hiljem Toledos tema töökojas oli ju seinal moto joonistus Michelangelolt, värv Tizianilt. Et seda kogemust, mis ta sai lääne kunstiruumis, seda ta hindas väga kõrgelt. Kuid kui ta jõuab oma neljandale tasandile Toledosse, siis seal kujuneb lõplikult välja tema ideaal. Ja tema ideaal on mõnes mõttes sarnane Michelangelo ideele, kus nagu idee peab valitsema natuuri üle, kus ettekujutus on tähtsam kui nähtav realism. Kui me vaatame Michelangelo loomingut, siis tema tegelased olid ju suhteliselt ebaloomulikult atleetlikud kõik. Nii et see oli tema viis näha maailma, võib-olla ka seda idealiseerida. El Grecol oli teine ideaal. Välise rõhutamise asemel ta pigem püüdis tõsta või osutada sisemisele, vaimsele. Ja vaimse puhul on ju oluline kasv, oluline on tõus pühaduse, tõus Jumala suunas.
ja sealt ka välja venitatud figuurid, küünlataolised figuurid, moonutatud, liikuvad, hästi dünaamilised. Ja see dünaamika ei tule mitte ainult baroki või hilisrenessansi või manerismi stiilist, vaid see dünaamika tuleb ideest, et Jumal ei ole jätnud maailma. Et maailm, milles me elame, pidevalt ja kogu aeg uueneb. Ta on pidevas liikumises, ta on pidevas keerises. Et mitte midagi ei ole staatilist. Isegi inimese puhul tema keha vananeb, tema keha võib-olla muutub jäigemaks, aga tema vaim kogu aeg tõuseb, keerleb, muutub, võib-olla ka nooreneb. Et mitte miskit ei ole paigal, kõik on pidevas vastastikuses suhtes ja liikumises. Ja see on El Greco loomingus võib-olla üks olulisemaid selliseid läbivaid jooni. Ta on pärit õigeusklikust keskkonnast ja juba enne läände siirdumist suutis ta ju teostuda idakiriku ikoonimaalijana. See tähendab, et ta sai endale tervikkogemuse sellest nägemusest, missugune on ikoonikaanon. El Greco erilisus seisneb ka sellest, et vaatamata tema loomingu küllaltki teravale, võib-olla öelda isegi, et baroksusele, on tema tööd samamoodi teravalt kanoonilised, nagu on ikoon. Et see fantaasia, mis temas on või mida ta väljendab, on täielikult allutatud jumalikule. Et seal ei ole mitte midagi subjektiivset, midagi isiklikku, midagi egoistlikku. Et see on see, mis tõepoolest on omane ainult ikoonimaalile. Ja võib-olla ka see ikoonikaanoni järgimine ongi temast teinud lääne kunsti kontekstis täiesti unikaalse nähtuse ja täiesti õigustatult võiksime El Greco loomingut käsitleda kui El Greco oma kaanonit. Sarnaselt ikoonile on El Greco looming või tema tööd nagu kahekorruselised või kaheregistrilised. Valdav osa tema töödest ju üritab või oma töödes üritab ta näidata nähtamatut ja siduda ära nähtav ja nähtamatu. Ja seetõttu see kaheks jagamine, mis on ju omane ikoonile, on tähtis. Ülemine register või ülemine korrus, mis peab väljendama taevast ja alumine, mis väljendab maist, on omavahel lahutamatus seoses. Seal ei ole lõhet, seal ei ole mingisugust kuristikku, vaid et nad on seotud läbi pingutuse, läbi inimese enda liikumise ülespoole. Ja võib-olla mõne töö puhul on see teravamalt esil, mõne töö puhul vähem teravalt esil, kuid tegelikult see idee ja ikoonilisus, see ristikujuline põhiplaan tema töödes on väga sarnane ikoonile. Kui renessansis ja muidugi hiljem ka barokis kõik on allutatud looduslähedusele. See tähendab, et ükskõik missugust reaalsust ei kujutataks, kas tegemist on nähtamatu reaalsusega või nähtava reaalsusega. Alati väljendusvahendid peavad olema meie mõistes siis realistlikud või looduslähedased. Isegi barokis kogu selle dünaamika, kogu selle kuhjatuse, kõikide nende rakursite puhul säilib alati see, mis vastab sellisele meie mõistes siis nagu nähtavale reaalsusele. El Grecol on täiesti teisiti.
Tema moonutab kõike. Ta moonutab inimfiguuri, moonutab loodust, moonutab taevast, maad. Ja teatud mõttes tema loodud maailm on täiesti ebareaalne. Seal ei ole mitte midagi sellist, mida oleks võimalik kergelt kirjeldada. Ta on nagu ebaloomulik mingil määral. Kuid lähemal vaatusel ilmneb, et seda ebaloomulikkust ta ei ületa või seda ebaloomulikkust ta ei saavuta mitte läbi loomulikkuse väljajätmise, vaid läbi loomulikkuse ületamisega. Nii et selles suhtes on ta looming üleloomulik. Täpselt samamoodi, nagu seda on ikoon. Kui vaadata El Greco loomingut, siis selles on kõik sama struktuurne. Kas või vaadates seda pilti, mis on karikapalve, on võimalik näha, et nii taevas kui maa, kui figuurid, kui riided, voldistik, kõik on sama struktuurne. Nad moodustavad justkui ühtse sellise tervikliku maailma. Ja olles samaaegselt tihedalt aineline, on ta täpselt vastupidiselt ka ainest vabastatud või ainelisest vabastatud. Et see võib-olla teebki El Greco loomingust sellise lummava, et siin on midagi palju enamat kui lihtsalt see, mis silmale on näha. Ja muidugi, kui nüüd kogu loomingut vaadata, siis ühiseks nimetajaks võib selle loomingu puhul pidada pilvi, ehkki võib-olla see tundub sellise natuke kummalise kõrvale põikena. Aga kõik tema töödes on pilvetaoline. Võib-olla on see viide sellele, et taevane läbib kogu loodut ja seob endaga kõike. Näiteks kalju on tal nagu pilv, riietus nagu kalju. See tähendab, et siin on kõik justkui läbi põimunud mingisuguses sarnases struktuuris. Ja veel võib öelda ka, et mis on suhteliselt kummaline, et ega El Greco looming ei paita silma. Temas ei ole sellist väga esmapilgul sellist atraktiivset või meeldivat või toredat, mis kohe lummaks või kohe haaraks, kutsuks. Vaid et tema looming vajab sisenemist. See looming vajab süvenemist ja ka sellega harjumist. See nõuab ka vaatajalt väga suurt pingutust. Ja nagu ikooni puhul, ta võib eeldada teadmisi, kuid ta tegelikult ei pruugi neid eeldada. Nii et see teeb võib-olla El Greco loomingust ka mõnes mõttes sellise, mida on võimalik intuitiivselt tajuda, mille puhul ei ole vaja seda lahti seletada. Ja võib-olla kokkuvõtteks tõesti, et igasugune vaimne kasvamine nõuab pingutust. Nüüd see töökarikapalve, kuidas ta teile paistab siin, see ei ole mitte ainult maise ja taevase lähenemise teema. Maise ja taevase lähenemine on olnud ju läbiv kristluses algusest saadik. Moosese kohtumine Jumalaga Siinai mäel, jälle taevase maise lähenemine. Need lähenemise katsed või püüded on ju olnud kogu aeg. Ja ühel hetkel, alles siis, kui Jeesus oma missiooni täidab, sureb
juhtub tegelik kokkusulamine, maise ja taevase üheks saamine. Nii et selles töös, nagu ka paljudes teistes, väljendab El Greco just seda teatud mõttes nagu katarsist. See ongi see hetk, kus maine ja taevane on kokku sulanud ja see on kättesaadav meile kõigile. Selles töös on väga kummalised elemendid. Siin on näiteks keskel tohutu kivi, mille taustal on kujutatud Jeesust. Ühest küljest see kivi on justkui meenutus eelseisvast Golgata mäest, millel Jeesus risti lüüakse. Teisest küljest võib see olla ka kivi, millele Jeesus ütleb, et rajan oma kiriku, mis on tugev, mida ei lõhu mitte miski. Et seda sümboolikat nagu ka ikoonis on võimalik siit välja lugeda palju. Magavad apostlid, erakordselt selline nagu võimas kujund siin. Et nad magavad, nad on küll mähkunud mingisugusesse sellisesse keerisesse, kuid nad on pöördumatult juba selles sündmuste ahelas sees. Pöördumatult sees selles, mis ühel hetkel osutub kosmiliseks, maailma muutvaks sündmuseks, ehk siis ajaloo pöördpunktiks. Vaatamata sellele, et nad ei taipa seda, et nad ei taju seda ja tegelikult nad viibivad hoopis kuskil mujal. Aga nad on seal sees. See tähendab, et ka iga inimene, kes võib-olla ei mõtle selle peale või ei taju, on ometi kaasatud sellesse maailma tervikusse ja täidab seal olulist rolli. Selle töö puhul on võimalik näha ka seda, et kõik ei toimu mitte ainult ajas või ruumis, vaid tegelikult ka igavikus. Kui Jeesus Kristust kujutatakse kanooniliselt punases ja sinises, kus punane tähistab tema inimlikkust ja sinine tema jumalikkust või tema taevast päritolu, siis näete, siin on ta selle taevase maha heitnud ja järgi jäänud on ainult see inimlik, mis tähendab seda, et teda ees ootavad kannatused on puhtalt inimlikud ja ohver, mis ta toob, samamoodi ju puudutab seda tohutut kannatust. Et ka siin on see ikooni värvisümboolika väga, väga võimsalt sees. Ja huvitav on selles maastikus näiteks need väikesed sõdurid või see figuurid, mis siis siit paremalt poolt liiguvad, kes tulevad Jeesust kinni võtma. Nemad on justkui välja jäetud sellest sündmuste keerisest. Nende jaoks ei eksisteeri seda suurt ajalugu, et nad on tähtsusetud. Tegelikult see on mingi väike episood, mis on mööduv ja tähtis on just see, mis toimub esiplaanil. Nii et selline ääretult dünaamiline, ääretult võib-olla ka mitmesuguste selliste liikumistega koormatud töö omab väga selget vaimset sihti, tähendust. Siin on üks töö, mida kõik pildid, mis ma näitan, on hästi juhuslikud, et tema looming on väga vägev, et seal on tõesti palju töid, tema kordas ka palju oma teoseid, tegi ka nendest pisikesi koopiaid, enamikust tema töödest on ta ise teinud väikesed sellised koopiad. Nii et ta oli väga produktiivne ja versioone erinevatest töödest on ka hästi palju erinevates muuseumides üle maailma. Nagu ma ütlesin, El Grecost on palju materjali. Aga selle monumentaalse teoses on hästi suur, ta on üle 4 meetri kõrge. Orgaasi krahvi haudapanek. Muidugi seda peetakse üheks tema selliseks vägevamaks tööks, aga siin võib-olla kõige selgemalt on näha seda 2 registri olemasolu, all maine, üleval taevane.
maine lõplik, piiratud, taevane lõpmata, kaob kuskile sügavikku, millel ei ole mingisugust äärt. Ja siin on võib-olla kõige tähtsam see moment, et kõik, nii taevas kui maa, on koondunud ühe sündmuse ümber. Nagu on keegi kirjutanud minu arvates väga ilusti, et sellel hetkel on nii maal kui taeval asja vaid ühe Hispaania aadliku uinumisega. Et nii taevas kui maa on keskendunud ainult ühele episoodile. Ja mõnes mõttes see ju näitab meile ka seda igaviku kategooriat, et mis tähendab igavik. Igavik tähendab seda, et Jumalal on aega iga palvetaja palve kuulamiseks kas või lõputu aeg. Võib-olla tuleb Jumalale samal ajal 1 000 000 palvet, aga tal on iga palve kuulamiseks lõpmatus. Et täpselt samamoodi ka siin selle ühe sündmuse juurde on koondunud kõik, nii taevas kui maa. Ja sellega võib-olla on ka seletatav see figuuride rohkus, teatud mõttes ka üleküllus, et neid on tõesti siin palju, aga see on arusaadav, sellepärast, et maailm ongi mitmekesine, taevas on mitmekorruseline, et see tohutu niisugune mitmeplaanilisus, mitmekihilisus on ju sellele maailmale omane. Hästi ilus on see, mis toimub maal või selles maises sfääris. Et selle võib-olla niisuguseks läbivaks jooneks on ju horisontaal, mida märgib ära uinunud või surnud krahvi keha, mida õrnalt hoitakse. Ja see seltskond, mis on krahvi ümber, on igaüks süvenenud maailma kõige suuremasse salasusse, surmasalasusse. Ja selline seltskond väärib taevast. Et kuidagi siin on kõik õilistatud ja hingestatud. Ja siin on küll näidatud seda, et surm võtab oma, aga ometi lõpuks jääb võitjaks elu, igavene elu. Ja nüüd me näeme, kuidas ülemisse sfääri krahvi hing tõuseb läbi väga kitsa käigu Maarja ja Johannese vahelt. Ja ülemist registrit iseloomustabki vertikaal. See on jälle see ristikujulise maailma mudeli ere väljendus. Et kõik, mis on maine, on horisontaalne ja kõik, mis on taevane, on vertikaalne. Et selles töös vaatamata või sellele sündmusele, mis on väga traagiline, nii nagu näiteks Jumala uinumine, mis on ju seotud surmaga. Ometi on miski tohutult lootustandev või optimistlik. Ta täidab siin seda ülesannet, mille ju tegelikult ongi, või mitte ülesannet, aga täidab seda lootust, mille Kristus üldse maailma tõi, et surm on vaid ajutine lävepakk, millest üle astudes jõuad igavikku. Ja see on ka ikooni teema. Et me näeme siin väga, väga suuri seoseid. Jälle üks juhuslikult valitud töö, aga meie mõistes maastik. Ometi selle Toledo vaate puhul võib ju jälle rääkida maa ja taeva kohtumisest, põimumisest. Teatud mõttes selle tööga justkui sümboliseeritakse kogu loodud maailma. See ei ole lihtsalt üks vaade linnale äikese ajal, nagu seda sageli ka nimetatakse, vaid ta justkui sümboliseerib kosmost.
omamoodi küll, jah. Väga selgelt on siin näha sellist pürgimuse teemat või pürgimise teemat. Maine pürgib taevase poole. Mitte ainult loodus. Loodus on ju samuti kahjustunud nagu inimene, samuti üritab ta või püüab ta jõuda sellele pühaduse tasemele, mis tal kunagi oli, samamoodi ka inimene. Ja kõik see, mida on inimene loonud Jumala nimel, on samuti pürgimus pühaduse jumalikkuse suunas. Nii arhitektuuris kui keskkonnas, kui vaimsuses. Kas või seesama pühakoda siin, miks nad on nii kõrged ja suunatud vertikaali. See on pürgimus. Ja selles suhtes see maise ja taevase niisugune nagu koostoime. Taevane tuleb vastu, maine omalt poolt, altpoolt püüab üles. See on üks olulisemaid kristlikke teemasid. Ja pildi kosmilisust võib-olla rõhutab ka see, et pildil ei ole inimesi. Mitte see, et see ei oleks oluline või et see ei oleks tähtis, vaid see näitab justkui ideed, mitte mingit konkreetset fakti. Selle pildi puhul on veel öeldud, et tegemist oleks justkui liturgiaga. Kiriklik liturgia ongi ju see kõige olulisem jumalateenistus, kus taevas kohtub maisega mitte sümboolselt, mitte mingisuguse sellise nagu skeemi kaudu, vaid tegelikult ja reaalselt. Nii et Toledo vaade on tegelikult jumalik liturgia. Siin on üks huvitav ka tema elu lõpupoole loodud teos 5. Pitseri avamine. Sellest teosest on puudu terve ülaosa. Mingisuguse ebaõnnestunud restaureerimise tagajärjel eemaldati seal üle 1,5 meetri vist seda tööd. Aga ka see, mis on alles, on väga kõnekas ja tegelikult jällegi nagu ikooni puhul. Iga detail ikoonist on omaette ikoon. See räägib ka väga paljust. Sellest tööst ma ei hakka pikemalt rääkima, lihtsalt see teema on erakordselt aktuaalne täna, sest see, mis toimub nende märtrite ja kannatajate hingedega, keda on siis kujutatud seal tagaplaanil, kes küsivad Jumalalt, aga millal me saame oma õiguse, millal me saame õigluse, mille peale Jumal vastab, veel peab väga palju inimesi kannatama, enne kui tuleb lõpp. Et selline Johannese ilmutuse raamatu ettekuulutus ja need inimesed saavad omale selga märtri valged riided, siit on näidatud ka, et selline hästi apokalüptiline teema. Siis üks erakordselt sügav ja võimas maal El Grecolt on Elisabeti ja Maaria kohtumine. Väga lihtne, väga võib-olla ka lakooniline. Keegi on öelnud, et kui ta vaatas või nägi El Greco loomingut tegelikkuses, siis talle tundusid need tööd kuidagi kõik lõpetamata. Aga tuleb välja, et nad ongi. Ja võib-olla on see taotlus. El Greco oma loomingu jooksul suutis näidata absoluutset lõpetatust. Ikoonid, mis ta maalis, olid ju täiesti lõpetatud perfektsed. Tööd, mis ta lõi nii Veneetsias kui Roomas kui ka Madridis, olid ju täiesti lõpetatud. Ta valdas seda tehnikat, ei olnud mingit küsimust. Järelikult tal pidi olema mingi teine siht, mingi teine eesmärk näidata neid tegelasi pealtnäha justkui lõpetamata. Ja jälle viide võib olla sellele, et me oleme kõik teel, me ei ole kõik veel teostunud, et me oleme kõik veel mingisuguses kasvamise, muutumise järgus. Me ei ole veel lõplikult jumalikustunud. Ja see lõpetamatus
pigem viitab sellele. Sellel tööl on huvitav see, et ei ole näha kahe peategelase nägusid. Elisabethi ja Maarja kohtumine on üldse hästi märgiline sündmus, sellepärast et Elisabeth on ju Johannes eelkäija või Johannes ristija ema. Ta oli 6 kuud juba käima peal, kui Maarja, kes oli alles saanud rõõmukuulutuse ja eostunud, tuli teda külastama. Ja nii kui Maarja tervitas Elisabethi, nii hakkas Elisabethi kõhus olev laps hüppama. See on siis see Luuka evangeeliumist selline väljend. Ehk siis Johannes tundis ära Messia, tundis ära lunastaja. Ja mis on võib-olla kõige hämmastavam siin, et need 2 habrast naist sisaldasid endas midagi, mis oli määratult palju suurem kui nad ise. Et siin võib-olla ongi neid kujutatud selliste nagu anumatena, mille sees on pühadus. Nad on nagu hoidjad, selle pühaduse hoidjad. Ja kõik muu on teisejärguline. Et hästi kuidagi võimsalt on seda ideed edasi antud. Selle kohta üks rahvalik väljend Venemaal on Maarja kohta, Jumalaema kohta on see, et sinu ihu on suurem kui taevad. Nii et ka seda ime peetakse kõige suuremaks, et Maarja, kes oli ju piiratud oma kehas või kehaga, sisaldas endas piiramatut ehk Jumalat. Et see on üldse üks kõige suurem selline ime või suurim imede seas. Ja võib-olla ka see viide sellisele pühadusele või pühale vaimule, mis on ka pühakirjas olemas, kus Maarjale on laskunud püha vaim, on siin väljendatud sellise valgusviiruna Maarja selja taga. Et hästi lihtne, hästi lakooniline töö, aga ometi teoloogiliselt erakordselt sügav. See on lihtsalt üks kõrvalepõige ikooni puhul, kus alati kindlasti näidatakse nägusid, palesid, sellepärast et need on kirgastunud juba, nad on juba nii-öelda jumalikustunud. Selliseid kahefiguurilisi ikoone on päris palju, antud juhul siin on Aleksius ja Maarja, Egiptuse Maarja. Ja jälle ikooni sarnaselt, nagu ka El Grecol, on figuurid välja venitatud, mis peaksid rõhutama just nende sellist vaimsust. Ja hästi lakooniline on see maastik. Elu lõpupoole armastab ta maalida apostleid. Ja see jällegi on üks seos idakiriku traditsiooniga. Apostlid on ju kirikuruumis ikonostaasis eestpalverea üks vältimatu osa. Ja on teada isegi selliseid ikonostaase, mis ongi pühendatud tervikuna apostlitele, näiteks Pihkva 15. sajandi ikonostaas, kus on siis kujutatud kõiki apostleid. Ja selline apostlite maalimine, apostolados, nagu seda ka Hispaanias nimetatakse, on väga sarnane idakiriku eestpalve või teesise reale. Et siin on lihtsalt paar sellist episoodi nendest kujutistest, neid ta maalis ka päris palju. Siin on kujutatud Jaakobust. Ja viimasena tahaks ma paar sõna rääkida tööst, mis võib juba täiesti tunduda sellise sonimise piiri peal olevana. Laokoon, jah, võetud antiigist, inimese võitlus sellise määramatuse või ka looduse või ka millegi temast võimsamaga.
ja minemata kõrvale või eemale sellest põhiteemast on tegelikult ju selles töös väga selgelt näha läbi inimeste, läbi kehade liikumise, pigem siis hinge liikumisi, inimhinge rabelemist, inimhinge võitlust. Et see on jälle üks sümboolne lähenemine, kuidas näidata nähtamatut, kuidas näidata mitte seda, mis füüsiline silm näeb, vaid mis peitub selle taga, mis on tegelikult kättesaadav vaid läbi ilmutuse või läbi palve, läbi mõtiskluse. Kui El Greco riietab lahti kehad, väga sageli ta ju näitab kehasid rikkaliku voldistikuga, siis ta justkui riietab lahti hinged, paljastab nad. See hingede avatus näitab ka nende haavatavust ja antud juhul selle töö puhul maod on ju sellised väikesed, küllaltki peeniksed, nad ei ole võrreldavad selle klassikalise antiiklaokooni maoga, kuid siin on oma mõte. Maod on justkui patud või kired või surm, mis võib salvata ootamatult, mis võib kahjustada sind jäädavalt, olemata samas väga ilmne. Ja just sellise hingevõitluse väljendusena on see teos minu arvates küll üks sellistest ületamatutest. Muidugi võib tekkida küsimus, kes on siis need kolm, kes seisavad, kelle poole maod ei ole pöördunud. Mõne kunstiteadlase arvates see võib olla veel sündimata hinged, kes on veel puhtad, kes on veel süütud, keda ei ole veel patt puudutanud, keda ei ole veel kahjustanud. Ja kes võib-olla alles ootavad seda, mis elu neile toob. Ja maailma, millesse see sündmus on paigutatud, on kujutatud linnana. See tähendab, et tegelikult kõiki meid, teatud mõttes me oleme ju kõik linnaelanikud või linnakodanikud sellises nagu mõnes mõttes isegi ka ontoloogilises mõttes. Et meie kohal on surmaähvardus. See tähendab, et meid on alati kas ees ootamas või me tegeleme sellega praegu, on alati võitlus patuga ja see tulemus ei ole selge ja on alati problemaatiline. Nii et see justkui viitab nagu ka iga ikoon mitte lihtsalt sellele, mis võib olla kuskil aegade lõpus võib saabuda, vaid see, mis on reaalsus meie igapäevases elus ja mis meid tegelikult saadab, mis meid tegelikult ohustab või ka päästab igal hetkel. Ja kui vaadata üldse El Greco loomingut, siis ilu tema jaoks ei seisne ju ainult sellises harmoonias või kuldlõikes. Et kõik see, mida me näeme, on tegelikult võib-olla pigem selline mõnes mõttes isegi natukene inetuvõitu. Kuid ilu sisaldub loodus, selles, mis on loodud. Aga selleni jõudmiseks on vaja pingutust. Ja senikaua, kuni iluni ei ole jõutud, paistab välja ka selle ilu pahupool. Ta sisaldab endas ka inetust. Teiste sõnadega siis enda eitust. Nii et selles osas on El Greco looming või seda võimalik käsitleda ka väga sügavalt teoloogiliselt. Kindlasti on väga palju teisi võimalusi, kuidas tema töid kogeda, kuidas tema töid vaadata, kuidas neid tunnetada.
Aga minu jaoks on tema erilisus just selles, et ta on suutnud kuidagi hõlmata tervikut. Seda reaalsust, mis on ka meile nähtamatu. Just nimelt nii, nagu seda teeb ja selleks on kutsutud ikoon. Nii et jah, ka selle näituse puhul siin on meil õnnelik võimalus korraks seisatada tema loomingu ees ja näha selliseid teoseid, mis on sündinud väga võimsast, sügavast tundest, religioossest tundest. Ja El Greco puhul, vaatamata sellele, et oli ju pärit täiesti teisest keskkonnast, võib öelda diametraalselt teistsugusest. Ometi justkui koondub kogu katoliikliku maailma selline vaimsus või veel täpsemalt Hispaania katoliikluse kvintessents, eks ju, seda siis El Greco loomingut võiks sellisena nimetada. Ja nagu ma ütlesin, on temast võimalik rääkida palju, palju rohkem. Aga aitäh teile tähelepanu eest ja rohkem ma siis teid ei piinaks. Aitäh. Kas kellelgi on küsimusi, paar kiiret küsimust jõuame küsida? Jah, see on tegelikult tervelt suur teema. Et kui El Greco oli ju tundmatu pea 300 aastat ja 19. sajandil ta teatud mõttes nagu avastati ja päris hiljem siis ka üks tuntud Hispaania kunstnik Zuloaga, kelle näitus oli mitte eriti ammu Kadriorus, ju teda populariseeris. Väga sageli räägitakse, et El Greco oli oma ajast ees. Väga sageli räägitakse, et ta justkui oli nagu eelkõnelejaks erinevatele 20. sajandi kunstivooludele või ka hilisematele. Aga mis seal salata, need hilisemad voolud kindlasti ta mõjutas sürrealismi, kindlasti oli ka kubismis, Picassol oli ju terve periood, sinine periood, mis suures osas lähtus või tugines just El Greco maalidele. Et väga sageli see ülevõtmine on vaid väline. See tähendab, võetakse üle vormikeel, arendatakse sellest mingisugune oma stiil või laad või saadakse sellest mõjutust. Aga ma tahaks näha, kus on sisuline ülevõtmine, kus on see vaimne ülevõtmine. Et see on nüüd see teema, mis on minu arvates palju laiem, palju sügavam. Ja kuna minu jaoks El Greco looming on ajatu, siis ajalised kategooriad nagu ajast ees või vastupidi moest väljas tema puhul ei kehti. Nii et midagi sellist ma vastaks. Kes veel soovib, saab küsimusi eraldi küsida ka muidugi, aga suur tänu Orestile veel kord. Ja teeme teatri.